Uus päev, uus projekt, kannabis. Võtame lehed küljest ära ja vaatame, mis teha annab. Et eelmisest tegime siis vibupuurile nööri, töötas väga hästi. Ja nüüd on plaan teha ka üks peenike nöör ja kasutada seda siis õngenöörina. Vaatame, kas töötab. Ja kuna siin on seemned küljes, siis praegu tuli mõte, et panen need seemned kõrvale ja äkki õnnestub endale tekitada järgmiseks aastaks siia väike kanepikiu põllukene, kust on hea siis juba teile töötubadeks võtta ja ise ka kasutada siin mõnusalt. Niimoodi päevane annus iga päev. Tegemist siis siiski tööstusliku kanepiga, olgu öeldud lihtsameelsetele, kes huumorit ei jaga. Et siit seda väidetavalt, ma ei tea, ma ei ole muidugi proovinud, aga väidetavalt siit seda asja ei saa, mida mõned mõtlevad, et äkki saab. Aga kurat seda teab. Ma ei usu, suur põld, vaevalt, et seal salaja seda praagi kasvatatakse. Nii et kiud püüame säilitada pikkust, et saada selline hea pikk kiud, millest punuda siis õngenöör. Ja siis lähme proovime kala püüda, vaatame, kas kanepikiud on piisavalt tugev, et kala ka kätte saab. Ehk siis ma jään siia nüüd natukese koorima ja teie ärge jälle ära minge ja ärge võileiba ka tehke. Nii, mingid selliseid ülipeeneid. No näe, 1 ja 2 ja korraga ja hakkan keerama siis õngenööri. No hetkel see paksus on õngenööri jaoks liiga palju. Aga okei, teeme selle edasi, vaatame, mis saab. Siit läksin nüüd peenemaks. Siit on veel jämedam. Siit läheb, see on juba peaaegu see, mis ta võiks olla. Aga meil on praegu 30 senti. Prooviks meeter 50 teha, et siis konks otsa ja kinnitus kuskile üles ka vee pealse asja külge. Et siis saame kuskilt, ma ei tea, meetri sügavuselt püüda. Äkki meeter pluss natuke. Proovime. No vot, selline 60 senti, 70 senti praegu. No tuleb. Nii ta läheb. Vesi puliseb jões. Lõke tossab. Ja nöör tuleb. No see ei ole meeter. No. Selline õngenöör. Ja siit on näha, et me võrdleme algusega. Algus ja nüüd. Algus on ikkagi veits jämedam.
Nüüd on hea peenike vähemalt. No nii. Siit ta algab. Selline. Ja lõpp kuskil 1,20 m tuli. Lõpp on selline jämedus. Ehk siis selline 60 senti ja 60 senti. Kokku 1,20 m. Noh, selle võib ju vette lasta küll. Ja siin on meil juba ammu ilma tehtud luust sellised konksu moodi asjad. Võib-olla teeme need veel peenemaks natuke. Ja siis läheb ussi ja siia paneme manööri külge. Opadi, ellujäämisteema siis. Õngekork või konks luust. Õngenöör sai siis kanepist punutud. Selline. Ja seda on 110 sentimeetrit. Siit kuni konksuni. Konks on meil selline ilus. Peab ilus ka olema. Testiks siis ei hakanud rohkem punuma praegu nööri. Et on tavaline teha, see nöör läheb konksust edasi. Ja seda on mingisugune 3 meetrit. Siin on togl otsas. No nii. Nii, läheb uss otsa. Ja vaatame, kas ellujäämiskaloreid on võimalik niimoodi püüda, et seal on kõik looduslikust materjalist siis. See on eesmärk siis püüda kala üleni looduslikest vahenditest. Mingi luugillu ikka leiab kuskilt. Selle võib ka terava tipuga mingist tugevast puust teha, selle konksu moodi asja. Ja nöör on siis looduslikust kiust. Hetkel kanepist, aga selle võib vabalt teha ka nõgesest üsna võrdväärsed kiud siiski väikse kala püüdmiseks. Nii et läheb uss otsa ja vaatame, mis saab. Uss on otsas. Jube hästi painutavad ennast siit välja. Aga läheb. Tuleb, võta. Ei julge võtta ikkagi. Kardab. Nii, nüüd ei rohtu kinni, vaata, mis nüüd juhtub. Võta. Ei taha võtta. Nillivad. Nii, naks võttis. Lasi lahti. Lasi lahti. Kolm tüüpi on ümber. Opa. Võttis ja lasi lahti. Ikka põevad. Kahvel on kõrval. Kohe võtavad. Enamasti võtavad kohe ära. Vaatame, mis seekord juhtub. No vaatame, tuleb. Naks, opa. Otsas. Läks ära, oli otsas. Esimene juba õnnestus. Hea konks puha. Jube osa.
sest et ta neelaks sügavamale alla, tunneb, et muidu ei pea minema. No nii, lõpuks siis ahven käes. Kanepinöör, kanepi õngenöör ja padi. Lasin kaugele sisse süüa. Enne proovisin haakida kogu aeg. Noh, selline tilluke. Ja kala käes. Ja proovin välja võtta, vaatame mismoodi see sinna. Lasin jah sügavale süüa. Ei saagi kätte, päris hästi jäi kinni. Ühesõnaga. Hopsti. Nii, ja selline on see konks. Laseme selle poisi tagasi, jääb äkki ellu või? Vaatame. Hopsti. No vot, töötas küll. Läks siis jah, mingisugune, ma arvan, läks, ma ei tea, 20 ussi või. Ja algusstrateegia oli ikkagi, et kiirelt haakida, et see, noh, selline asi on ja. Et see kalale kuskilt läbi tõmmata kähku, nii kui ta võtab. Nad sülitsid neid välja, enamus usse tõmbasid naksti otsast ära ja aga jah, mida vähem vastu jõudu jääb, seda sügavamale ta selle sööb rahulikult ja siis saad kätte. Nii et Bushcraft kalapüügivahend circa 20. katsel tõi kala, palju õppimist oli. Luust on siis see teravik tehtud. Ma arvan, et see võib isegi olla pikem ja kindlasti ta võib olla ka peenem. Ja siis kanepinöör. Kuki-muki.